Tere taas kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Täna on meil saates taas mitu olulist teemat vaja läbi käia. Mina olen ajakirjanik Teisi Heleme-Sarv. Ja mina olen Vabaduse.ee toimetaja Hannes Sarv. Räägime täna ärklemispoliitikast sookvootide näitel ja koroonavaktsiinidest, vaktsiinisunnist ning nendega seotud kohtuasjadest. Saatesse tuleb vandeadvokaat Paul Keres. Negatiivne suhtumine kõikidesse koroonapiiranguid vaidlustavatesse kaebajatesse on olnud läbiv. Täideti eeter täiesti kriitikavabalt igasuguste lolluste ja idiootsustega. Aga enne kui alustame, nagu ikka, tuletame teile meelde, et saate aidata meie saadetel ka levida. Märkige meie saated meeldivaks ja jagage neid sõpradega. Epitsentris alustab. Me räägime täna sookvootidest. Ehk siis Rahandusministeerium teatas 6. märtsil suures rõõmusõnumi. Valitsus kiitis heaks börsifirmade juhtkonna soolise tasakaalu nõuded. Direktiivi kohaselt, mille siis Eesti peab üle võtma, peab siis börsiettevõtte üldkoosolek soolise tasakaalu soodustamiseks kinnitama 1-2 eesmärgiks. Variant 1, vähemalt 40% nõukogu liikmetest on alaesindatud soost. Variant 2, vähemalt 33% juhatuse ja nõukogu liikmetest on alaesindatud soost. Päris täpselt protsendid on määratud. Protsendid, ja ma kordan ja rõhutan, ma sellepärast veel eraldi lugesin aeglaselt, jätke meelde sõna alaesindatud soost. Me tuleme selle juurde kohe veel tagasi. Aga ega see eesmärk, mille siis börsiettevõte peab valima, see on tegelikult järgmise aasta 30. juuni on see tähtaeg, millal sa pead selle eesmärgi valima, mida sa tahad siis täitma hakata. Ongi, et mingi direktiiv jälle kuskil mingid onud otsustavad, tädid, ma ei tea, siis seal Euroopas kuskil on kokku lepitud, kusjuures Eesti valitsus on juba tegelikult, Eesti ametnikud on nõus olnud, alla kirjutanud sellele, et jaa, nii teeme, kõik hästi, et selles mõttes hästi toimetame siin, eks ole. Aga tulemegi siis selle rõhutatud väljendi alaesindatud soo juurde. Minul tekkis kohe küsimus, kui ma seda lugesin, ma võtsin selle Euroopa lehe lahti, selle Euroopa Komisjoni lehe lahti, siis lugesin, mis seal on, mis naiste õigused. Ta justkui keskendub naiste õigustele. Aga kui sa nagu täpsemalt lähed, siis seal on tegelikult väljend alaesindatud sugu. Kas see on naine? Mina näiteks ei ole kindel. Jah. Sest nagu me oleme kuulnud, meil on sugusid rohkem kui 2. Ja kui ma mõtlen, kui ma mõtlen meie haridus- ja teadusminister Kristina Kallase peale või sellele, mida kirjutatakse sugude kohta koolide inimeseõpetuse õpikutes, siis ma arvan, et naised võivad veidi murelikud olla, et ka neile, nagu meestelegi, seal varsti kohti lihtsalt ei jagu. Ega sa nüüd silmas ei pea, et sugusid on rohkem kui 2 või seda nüüd siis või? No mina ei pea silmas, et sugusid on rohkem kui 2, aga kõik teised peavad silmas, et sugusid on rohkem kui 2, sest tegelikult et tasub murelik olla, et olgu kohe öeldud, et ma ei ole kohe kindlasti sunniviisiliselt asjade sisseviimise poolt. Sa ei saa nagu sunniga eeldada, sest mina eeldan hoopis seda, et inimene peaks saama koha vastavalt oma kogemusele, oskustele, haridusele, aga mitte tutvuste ja soo tõttu. Kujutame ette, pannakse alaesindatud sugu sul siis jõuga kuskil börsiettevõtte nõukokku. Kas tal on siis hea tunne ka või? Ma ei oska öelda. Ma ka ei oska öelda, aga huvitav küsimus on. Ehk siis Euroopa Komisjon esitas naiste õiguste tegevuskava ja tutvustas siis 2025. aasta aruannet soolise võrdõiguslikkuse kohta. Tegevuskavaga edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja see on siis osa poliitilisest pikaajalisest visioonist, kuidas tugevdada naiste õigusi. Kõlab ju ilusti. Ma ikkagi küsiks vahel, kas naiste õigustega on mingisugune häda meil siin tänapäeval? Ma ei tea, ma X-is nägin postitust, kus inimesed arutavad tõsimeeli selle üle, et naistel tuleks valimisõigus ära võtta. Sellega on probleem, sellega ma olen nõus, aga valimisõigus ikkagi ütleme, et 100 aastat tagasi see võitlus oli, see on nagu okei, selline võitlus, millele eriti tänapäevased inimesed, siis oli ka kindlasti mingid tagurlasi, eks ole, aga ma arvan, et tänapäeval ju kõik alla kirjutavad, et siin ei ole nagu midagi. Et mõned imelikud on kuskil X-is, hea küll. Aga üldiselt ma mõtlen nagu ma saan aru, Euroopas meil ongi hästi, aga on riike maailmas, kus ei ole, aga see ei puuduta ju neid riike. Yeah.
See puudutab meid, see puudutab Euroopa liike, kus tegelikult valdavas osas peaks olema kõik hästi. Ehk kui ma loen seda, et tegevuskava kinnitab ja tõustab komisjon oma sihipärast tegevust selle nimel, et naisi ja tütarlapsi võimestada. Sõna võimestada on minu jaoks muidugi juba erakordselt halb sõna. Just, ning saavutada kõikjal Euroopas ja ka mujal maailmas sooliselt võrdõiguslik ühiskond. Siis ma tahaks siis tappi karjada. No, miks? Sellepärast, et ma olen naine. Ma ei saa öelda, muidugi ma olen tundnud diskrimineerimist, aga minu hinnangul, ma ütlen jälle, see on minu hinnangul, ma ei näe probleemi. Võib-olla see on selles valdkonnas, kus ma töötan. Ma ei näe, et oleks nagu vaja hakata jõuga ütlema, teil on vaja, ma ei tea, rohkem naissoost ajakirjanikke või teil on vaja naissoost saatejuhte rohkem või teil on vaja naissoost, õpetajad niikuinii on naised. Juhte näiteks ikkagi. No juhte, mina võin öelda, et kui ma töötasin juhina, siis meil oli päris palju naisjuhte, et ei olnud niimoodi, et ainult mina olin naisjuht ja kõik teised olid mehed, et ikkagi olid, hea näide, IT-juht oli naine. IT-valdkond, mis tihti me armastame mõelda, et tegemist on pika patsiga mehed, ei olnud, väga ilus naine oli ja väga tark naine. Eestis lahendatakse justkui probleemi, mida jälle taaskord ei ole, et sa ei saa ju panna jõuga. Mida mina nagu sellel konkreetsel juhul nagu mõtlen, on see, et meil ju tihtipeale tegelikult käivad ametisse määramised hoopis mingit teist radapidi. Kus seltskonnas sa oled, kelle sõber sa oled, nii edasi. Aga see, ma arvan, et ei puutugi tegelikult asja, sest mis minule jääb mulje ja kui ma loen neid erinevaid uudised, mis seda sama ESG soolisi tegureid puudutab, siis mulle jääb mulje, et see ei ole ju ainult naiste teema. Et me ei pea silmas naisi, see ei hakka puudutama vaid naisi. Võtame nüüd 7. veebruaril ERR-i veebis ilmunud loo, mille pealkiri on Võrdse kohtlemise saladus. Riik peidab riigi eest dokumente. Lugesid tähelepanelikult? Riik peidab riigi eest dokumente. Nii, oli siuke pealkiri. Loo klikkisid lahti? Ei. Okei, mina klikkisin, aga kuna sina võib-olla ei teinud lahti, palju teised ei teinud lahti, siis jäi seal tähelepanult üks nüanss. Ma toon sealt artiklist mõned välja tõsted. Eelnõu saatis oma allkirjaga kooskõlastusringile sotsiaalkaitseminister, reformierakondlane Signe Riisalo. Riisalo erakonnakaaslane, toonane justiitsminister Madis Timpson oli eelnõu üks teravamaid kriitikuid. Ta pani tähele, kuidas eelnõu ühes osas kohustatakse tööandjaid koguma täpset statistikat, et mehed ja naised oleks võrdselt koheldud, samal ajal kui eelnõu teises osas rõhutakse sellele, et diskrimineerida ei tohi mittebinaarseid isikuid. No, hakkab tulema. Muidugi seal ei olnud rohkem selle mittebinaarsuse kohta. Ma arvan, et sellest piisab. Sellest täiesti piisab, ehk siis tegelikult ma imestan, et sellest lõigust, mina hakkasin juba mõtlema edasi igasugu asju, aga tegelikult sellest lõigust edasi ei ole mingit arendust toimunud. Et ei ole mõeldud sellele, et okei, et kui seal on sees mittebinaarsed isikud, et kas see probleem, mida me lahendame, puudutab siis ainult naiste õigusi? See probleem puudutab nüüd tegelikult, tulebki välja, et see puudutab, siis võiks otse kirjutada eelnõusse kirja, et 33% võiks olla nüüd mittebinaarsed isikud. Ja miks ainult börsifirmades, igal pool? No kohe jõuame sinna, aga mina jälle mõtlen, mis probleemi me lahendame, sest jõuan tagasi sinna, mis ma mõned ajad tagasi ütlesin. Minu eeldus on, et koha peab saama inimene, kes on selleks pädev. Üldiselt me niimoodi vist mõtleme ühiskonnas. Loogiliselt mõtlevad inimesed mõtlevad niimoodi ühiskonnas. Ühesõnaga, mina ei ole kindel, et riik peaks selliste asjadega tegelema, kuigi ega riigis ju ka kõik hästi ei ole. Kui palju meil on valitsuses naisi? No mõned ikka on. Mõned on, aga kas tuleb 33%? Mõned saavad päris palju ka kriitikat. Võimalik, et tuleb, ma ei hakka niimoodi mitu ministrit ja kes meil on seal edasi. Ma jään jälle mõtlema sellele, et me räägime kogu aeg, et pädevus, inimene peaks olema pädev, aga kui meil on minister, kellel on keskharidus, siis kui pädev ta tegelikult on olemaks, ma ei tea, minister. Sõltumata sellest, kas ta on mees või naine. Just, et selles mõttes, et mina eelistaks pädevaid inimesi. Just, aga ühesõnaga, kui me räägime sellest, et riigiettevõtted, või ütleme, riik tahab olla suuna näitajaks, oleks täitsa huvitav teada, kui mitmes riigi nõukogus, ütleme riigi ettevõtte nõukogus istub näiteks mittebinaarne inimene. Naisi neil on küll vähem, kui võiks olla, nemad ju veel seda kvooti täis ei anna,
aga nad liiguvad sinnapoole. Mitte-binaarseid vist veel ikkagi ei istu, niisugune tunne. No just, kui istub, siis andke märku. Ehk kokkuvõtvalt selle kohta mina ei usu, et tegemist on ainult naiste aitamisega. Jah. Et siin aetakse ikkagi taaskord seda muud imelikku ideoloogiat, kus siis sood on voolavad ja võimu need struktuur üldse või ütleme Foucault'lik selline mõttearendus, eks ole, et tuleb lõhkuda see binaarsus ära siis soosüsteemidest, sest see on selline võimustruktuur ja küll me siis saame õnnelikku, ma ei tea, marksistlikusse ühiskonda või kuhu kohta, et ühesõnaga tegeletakse taas lollustega. Just, aga kasutades nüüd klassikute väljendit, et ärme takerdu soomaagiasse, lähme teemaga edasi. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Kristjan Veske avaldas käesoleva aasta veebruaris ERR-is arvamusloo, kus muuhulgas kirjutab: Eesti naiste haridustase on meeste omast märkimisväärselt kõrgem, mis tähendab, et puudust kompetentsetest ja edasi pürgivatest naistest ei tohiks olla. Küsimus on vaid selles, kas riik seda kasutamata potentsiaali ka väärtustada oskab, naisi tippjuhtkonda ja nõukogudesse ootab ning selleks vastavad süsteemid loob. Mina olen olnud keskasma juht. No, küll mitte pikalt, vaevalt alla aasta. Mina loodan, et mind valiti minu oskuste, kogemuste ja pädevuse põhjal. Mitte sookvoodi alusel. Kuigi, ma tean, et ma olin 2 hulgas ja viimane, kes minu kõrval oli ikkagi mees, et ma 100% ei saa kunagi kindel olla, et kas oli nüüd sookvoot või noh. Ei, aga ma mõtlen, kes valisid seda, võib ka, eks ole, vaadata, kes siis seal ministeeriumite tippjuhtkondades näiteks on ja nii edasi, aga ei, seal on naisi ka. Aga küsimus jälle on selleks, et vaata, mida inimene suudab kirjutada, et sellist teksti nagu paberile panna, et riik peab vastavad süsteemid jälle looma, mille. Inimesed teevad tööd seal ametnikena nagu hästi palju, eks ole, Euroopa tasandil teevad tööd, Eesti tasandil teevad tööd, igal pool teevad tööd. See ametikoht, mida see härra Veske seal täidab, on niikuinii ju selline ametikoht, mida mitte kellelgi mitte kunagi vaja pole läinud, aga eks ta mingit tööd teeb, palka saab sealt ja mingisugune paar inimest on tal nõunikuks ka ja loomulikult ta peab mingisuguseid asju kirjutama, aga sellega nad siis täpselt tegelevad. Loomulikult seda kõike ei ole vaja, loomulikult see kõik on jama, aga siin tekibki küsimus, millist probleemi me lahendame. Ehk ma tõesti usun, et kui selliste pseudoprobleemide peale vähem aega kulutada, jääks meil palju rohkem aega mõistliku julgeolekupoliitika planeerimiseks. Nii et minu soovitus on lihtne, unustame selle ära, teeme midagi asjalikumat. Unustame kogu selle ESG koos kõigi nende aruannetega ära, säästame niimoodi aega, raha, et tegeleda mõistlikumate asjadega. Ja vaata, sellega oligi see, et Paavo Nõgene ka hiljuti siin ühes koos kirjutas, et palju ta 200–300 000 eurot maksid? 350 000 või? 70 leheküljelise aruande eest. See on tühi tegemine, et see on veel need eraldi need kohustused pandud suurtele ettevõtetele neid ESG aruandeid teha, eks ole, et see sookvootide asi, see tuleb, eks ole, kuskilt direktiivist, ta on nagu seotud sellega, aga siis on mingid, kuidas firmad nagu hakkama saavad oma kõigi nende keskkonna ja ma ei tea, mis asjadega ja siis nad niikuinii teevad paljusid asju. Nad niikuinii püüavad olla kaasavad sotsiaalselt vastutusundlikud nii edasi, siis nad peavad aruandeid tegema, siis käivad mingid hindajad neil seal ja kogu see asi on jura. Ja keegi peab meid menetlema veel. Kes see loeb neid? Kes see loeb neid? No näed, Paavo Nõgene luges läbi, ütles, et ta ei saa mitte midagi uut teada. No et tema loeb enda ettevõtte kohta, aga kuskil Euroopa Komisjonis peab olema keegi. Ma ei usu, et keegi viitsib. AI loeb läbi või? Ei tea. Vaata, see on tehtud selline süsteem jälle, kus on terve hunnik neid mingid hindamisettevõtteid, ju nemad siis loevad selle soovitavad midagi. Kogu see süsteem on üks suur raha ja aja raiskamine. Ei välista, et tuleme selle juurde tagasi, aga praegult on aeg liikuda küll edasi. Jah, liigume edasi ja vaatame kohe siis tagasi hoopis koroonakriisile ja räägime natuke vaktsiinisunnist. Aga räägime natuke siis neist koroonavaktsiinidest, sest kohe hakkame tegelikult koos vandeadvokaat Paul Keresega rääkima ka sellest, et kuidas vaktsiinisunni kohtuasjadega lõpuks läinud on ja mida see näitab õigluse kohta Eesti ühiskonnas, aga mõned asjad tegelikult tahaksin eelnevalt üle käia, mis nende koroonavaktsiinidega seoses on ja mõned asjad tähelepanu juhtuda, et mulle kohati tundub, et meil elatakse endiselt
kogu selle teemaga justkui mingisuguses paralleelmaailmas meie analüüsi tase tagasivaatavalt, näiteks ajakirjanduses või ka, ma arvan, omavahelises rääkides, omavahelises võib-olla üldse ei tahagi meenutada nii... Me oleme kalevi alla peitnud, meil nagu poleks olnud. Poleks olnud, vaiba alla peitnud, mingid kahjused midagi, mis on tagantjärgi, näiteks seesamane, võtame see, et laste vaktsineerituse tase on langenud. Aga ei tea, miks, kõik inimesed hoiavad peast kinni, kirjutavad arvamusartikleid ajakirjandusel, miks ta küll langes. Ja mitte keegi ei tule nagu välja ütlema, et kuulge, äkki see oli kuidagi sellega seotud, et sunniti peale mingisuguseid imelikke uusi vaktsiine, mis kes vähegi tahtis aru saada, sai aru, et need ei ole nagu efektiivsed, vähemalt niimoodi nagu väideti, eks ole, ja ohutusprofiiliga ei ole ka olnud kõik hästi. Et äkki on kuskil seal, aga meie tase on see, et siin hiljuti oli, Delfis oli või Maalehes vist, Maalehes oli väike intervjuu oli vist, mis tähistas siis 5 aasta möödumist sellest, kui koroonaviirus jõudis Eestisse. 5 aastat sai mööda ja kelle juurde jälle minnakse intervjuud tegema, ikkagi, poliitik Lutsar saab sõna jälle, kes oli siis toonane mingi teadusnõukoja juht, andis seal erinevaid soovitusi. Küsitakse talt näiteks jälle seda, et ei tea, kas ikka see koroonaviirus või Hiina laborist pärineda või mis teie sellest arvate ja siis Lutsar saab umbes nii öelda, et ei tea tõesti, et ei saa mürki ei saa kindel olla, kus see tuli. Kindel olla ja nii edasi. Halloo, et selle asemel, et sellise tasemega see midagi üldse, ei ole ju mõtet analüüsida. Ei ole mõtet analüüsida. Sügisel tegelikult pärast mitut aastat tööd USA kongressi uurimiskomisjon andis välja lõppraporti, see oli novembris. Eelmise aasta sügisel siis. Eesti ajakirjandus mainis ka seda mööda minnes. Ja see on kõik sellised faktid, mitte ainult selle kohta, kus see viirus pärines, aga olid nagu loogiliselt üles ehitatud seal, läbi kaalutud, läbi uuritud ja välja toodud. Et see samane mõttetu küsimus, kui me teame, et USA maksumaksja rahastas aastaid koroonaviiruste võimestamise katseid Wuhanis laboris, eks ole, kui me teame ka juhtumeid, kuidas seal nakatuti ja nii edasi, on täiesti mõttetu küsimus, sellega ei ole mõtet enam tegeleda. Aga lisaks sellele, mida Eesti ajakirjandus tegelikult, see sensatsiooniline avastus nii-öelda sealt raportitest oli siis see toona, et kas nad ütlesidki, et see tuli Wuhanist, Hiinast laborist sealt niimoodi, et ei tulnudki elusloomad, ja USA kongressi komisjon kujutajad ette ütles seda välja. Aga vaadake, see tegelik point sellel raportil oli see, et tegelikult võeti ette seal kõik igasugused poliitikad, meetodid, lukustamispoliitika, vaktsiinisunnid, asjad, kõik võeti ette, võeti tükkideks lahti ja öeldi, et see kõik oli täielik jama, et miks me sellise jamaga tegelesime. Ja ma ei tea, Eestis suurem ajakirjandus sellest väga palju ei rääkinud. Aga kas sa oled tähele pannud, et praegu sotsiaalmeedias ma panen tähele tagasivaateid minevikku, kuidas erinevatel väljaannetel olid nii-öelda sellised rubriigid, teine koroonasse nakatanu. Oli jah, see on suured meedia. Ja ma mäletan, mida seal... Hirmuõhkkond oli meil ju. Hirmuõhkkond, aga ütleme, praegu natukene kentsakas tagasi vaadata. Inimesed muidugi on kahte leeri, on need, kes ütlevadki, et oi, küll see oli õudne ja peamegi vaatama, et seda uuesti tuleb, siis teised on need, kes ironiseerivad, ütlevad, kuulge, come on, et mis see siis oli. Tagantjärgi me saame sellest paremini muidugi aru. Selles mõttes, et ma ei tahaks ka süüdistada aastal 2020 kedagi, kes tundis nagu hirmu, isegi olid segaduses ja niimoodi, eks ole. Aga küsimus on selles, mida sa praegult arvad. Et sa praegult arvad, et see kõik oli... Ja täpselt, et see oli nagu põhjendatud ja õigustatud. Aga vaat siin on veel paar asja, mida ma tahan tegelikult selle teema koha pealt meenutada. Et esimene asi on see, et kui me räägime neist vaktsiinidest ja vaktsiini sundimisest 2021. aastal, see on ju asi, mida tegelikult üldse ei taheta meenutada. Sellepärast, et kes on aru saanud, tunneb piinlikkust, kui sa liiga palju võib-olla kellelegi nina alla eurud, et siis ta võib-olla ründab sind sellega ikkagi, et muidugi ikka kõik tehti õigesti ja selline teadmine oli 2021. aastal, et me arvasime, et see on kohtlik haigus ikka veel nii edasi. Tegelikult kõik faktid ja info oli ju juba 2021. aastal, kui seda vaktsiinisundi rakendati, töölt lahti laskmise ähvardusel, inimesi lasti töölt lahti, oli ju teada juba, et vaktsiinid nakkuse levikut ära ei hoia. No see oli teada, see oli reaaleluliste andmetega tegelikult kinnitatud, inimesed teadsid seda, siis väideti, et võib-olla nad ikka vähendavad natuke nakatumist, tegelikult juba tuli see info ka, et tegelikult ei ole kunagi testitud neid selle vastu, et kas nad nakkuse levikut ära hoiavad. Aga mida tehti? Ikka tehti, eks ole, vaktsiinisundi. Lõpuks küll avalikult tunnistati,
et jah, nad nakatumist ära ei hoia, seal olid mingid tüvede jutud ja asjad, on ju, aga ikkagi kehtestati isegi lastele alates 12. eluaastast kehtestati vaktsiinikohustus, ehk süstimata lapsi ei lubatud ju isegi uisuväljakule vabas õhus või suusamäele, no see uskumatu olukord oli see. Ja mäletad, mis juttu selle põhjendamiseks Terviseameti kommunikatsiooni inimene ajas, see oli 2021. aasta lõpus. Ta rääkis seal midagi sellist, et me ei saa lubada inimesi või ka lapsi sinna vabas õhus uisuväljakule. Uiske jalga panema, sest uiske jalga pannes või tõstuki järjekorras teistes võid koroonaviirusest nakatada. No täiesti uskumatu selline jutt, et täitsa naljakas on mõelda, et need samad inimesed tulevad nüüd pärast hiljem süüdistama kedagi valeinfo levitamises või sellises, ütleme. Ei, aga ära unusta, et Terviseamet ei ole ju kordagi kas või tuhka pähe raputanud, et kuulge, me oleme eksinud. Ei, nad lähevad selle sama jutuga edasi, et tegime kõik õigesti, oli vaja vaktsineerida, et selles mõttes keegi ka nemad ei saa ju aru ja siis teatud arstid samamoodi. Ja täpselt. Aga seda tasubki veel meenutada tagantjärgi ka, et mida teati ka juba siis. Et Stanfordi ülikooli professor, maailma üks tuntumaid epidemioloogia John Ioannidis näitas ju juba koroonakriisi ajal pidevalt, et väljaspool väga kitsast riskirühma, juba 2020 ta näitas, 2021, et väljaspool väga kitsast riskirühma ei ole COVID, ütleme, suur mure. Ta ei ole suur mure, et näiteks lastest rääkides vanuses 0–19 oli nakatumissurevuse suhtarv 0,0003%. Ehk siis koroonaviirus ohustas 0,0003% lastest. See on 0 sisuliselt, juhtub mingisugune ma ei tea, mis kaasuvaigus olevat või midagi, eks, et siis, aga ei olnud nagu, ja vanuses 0–69 oli see sama suhtarv 0,095%. Ehk siis sellise riskiga haiguse tõttu ühiskonda sellise vaktsiinisunniga terroriseerida, lapsi sundida, ma arvan, et igaüks saab ise järelduse teha, kas see oli nagu midagi head ja õiget, mida siin korraldati. Ja teine oluline fakt, mida ka juba 2021 aastal kenasti teati, oli see, et need vaktsiinid ei hoia ära nakkuse edasikandumist, et seda ma juba mainisin, eks ole. Aga ütleme siis nii, et see oli 2021. aastal. Olukord oli hüsteeriline, õhkkond oli väga hüsteeriline, väga meeldis see õhkkond ilmselt seal nii mõnelegi teadusnõukojale, sai targutada, eks ole, inimestega korrale kutsuda neid. Ajakirjandus pöördus nende poole, iga päev küsiti kommentaare. Iga päev sai rääkida, tõsise näoga sai Aktuaalses Kaameras rääkida tõsist juttu, poliitikud. Väga hea oli, valitseda sai, tore oli, sai ka tõsise näoga rääkida sellist juttu. Aga ma arvan, et kõige parem meil oli ikkagi meditsiiniettevõtetel. Ravimifirmadel. Milline hea stabiilne rahavoog. Jah, garanteeritud rahavoog. Ehitame maju, mitte ainult Eestis. Ei muidugi. Et ülemaailmselt ehitame uued kontorid. Pfizeri 2022 aasta käive oli $100 miljardit, et ilus summa, kõik puhtalt, kõik ei olnud COVID oli 65 umbes. Ja loomulikult kõik need testitegijad, kes siin ka Eesti väiksed testitegijad hüppeliselt kasvatasid oma kasuminumbreid. Ja nüüd panevad kinni asju ja lasavad inimesi koondavad. Jah, enam ei ole vaja, mõttes nii ta on, Aga garanteeritud rahavoog, eks ole, nii, aga et kõike seda asja muidugi tõsiselt ei võetud, eks see näitas ka see, eks ole, kuidas kohe, kui Venemaa Ukrainat ründas, kogu see teema sisuliselt nagu ära kadus, et lihtsalt ei oli. Hüsteeria läks kohe paari päevaga üle, asendus teise probleemiga, mis on kahtlemata palju tõsisem probleem. Aga mure ongi selles, et ega ma siis tagantjärgi ei analüüsi seda, et ma ei tea, ma olen siin mõelnud ikka, et nalja pärast võiks keegi mingi popurrii kokku lõigata, Tanel Kiige parematest paladest, kus ta iga päev rääkib miks karjaimmuunsusest, eks ole, vaktsiinisunni kontekstis. Aga okei, tuleme natuke edasi, siis see oli 2021, nagu ma ütlesin, hüsteeriline õhkkond, mingis mõttes ma soovin seda mõista kõike. Et siis oli nii. Aga tuleme 2025. aastasse, tuleme siia ja mis on hämmastav on see, et me ei ole ikka millestki nagu õppinud ega millestki üle saanud. Et eriti ilmekas näide, kuidas hiljuti võeti Delfi poolt ette Teaduste Akadeemia president Mart Saarma. Mille eest? Ta lihtsalt ühe asjana, kliima kohta ka väidetavalt ütles midagi seal, ma ei tea mida, aga väidetavalt ta ütles siis,
kuskil seal EKRE fraktsiooniga kohtumisel koroonavaktsiini kohta vastuolulisi väiteid, väljendas vastuolulisi seisukohti ja Mart Saarmas ütles midagi sellist, et laste vaktsineerimine koroona vastu ei olnud mõistlik või oli kaheldava väärtusega, selles mõttes. Et ma ei tea, tundub nagu selline tervemõistuslik seisukoht, et ma just lugesin siin mingeid andmeid ette, et vaatad andmeid, vaatad fakte, täitsa okei on ju. Et kui need vaktsiinid midagi, tegidki head kellelegi, eks ole, võib-olla siis tõesti ehk väga kitsale riskirühmale, kuigi aina rohkem tuleb seda teadusuuringuid välja, kus räägitakse ka nii kõrvalmõjudest, aga isegi sellest, et tegelikkuses selline boosterdamine, mida siin soovitati ja nii edasi, et see tekitab negatiivse efektiivsuse. Aga meie tublid ajakirjanikud siin, üks ajakirjanik, kes sellest kirjutas, see on ju see tubli uhuu-teadusega võitleja kogu aeg, on ju olnud, et paljastab nii-öelda uhuutajaid. Et nemad millegipärast vaatasid, et Mart Saarma seisukoht on nüüd imelik, ta küsib nagu selle kohta, et kas laste vaktsineerimisele innustamine ja siis tegelikult ka sundimine läbi selle korra oli üldsegi nagu adekvaatne. Et ma ei tea, võiks ajakirjanikuna neid fakte uurida, aga ei pea, kui ei taha. Aga siin on veel üks teine nüanss, mida minu arust võiks selle teemaga siiski taibata ja see on mingis mõttes ikkagi natukene muutuv maailm ka. Ja see muutuv maailm on tänu jällegi USA uuele administratsioonile, kus siis terviseministri ametikohale läheb siis, on saanud Robert F. Kennedy Jr., kes siis meie inimesed sõimavad teda siin kõik ka mingiks uhuuks vist. Ja vaktsiinivastaseks. Vaktsiinivastaseks, nii edasi, tegelikult ta kõike seda loomulikult ei ole, aga mida ta on lubanud teha, ta on lubanud ikkagi üle vaadata ka need mRNA tehnoloogiad, nende probleemid ja nüüd on tegelikult veelgi olulisem minu arvates on see, et sellised tervemõistuslikud meditsiiniteadlased, professorid on saanud oluliste terviseasutuste juhtideks USAs. Ma pean silmas Jay Bhattacharjat, ma pean silmas Martin Macquarie't, nad on lubanud tegelikult ühte asja, millest võiks igaüks aru, nad on lubanud teadusest viia ära või välja tõrjuda Big Pharma ehk siis suurte ravimikorporatsioonide mõju. Ehk siis, et Pfizer ei saa nagu, ma ei tea, kinni maksta põhimõtteliselt teadusajakirju ja oma uuringuid seal avaldada, vaid ikkagi tuleb selline erapooletu teadus ja nii edasi, et nad hakkavad siis seda jälgima. Ja teine asi, mida ilmselt enam teha ei saa, on selliste teadlaste tühistamine, kes siis tulevad ja proovivad ausalt midagi väljendada. Hiljuti oligi Yale'i ülikooli immunoloog üks ja tema meeskond, Yale'i ülikool, üks Ivy League'i ülikool, USAs üks maailma tunnustatud, prestiižsemaid, tuligi juba välja uuringuga sellest, see ei ole küll veel nii-öelda eelretsenseeritud, aga neil institutsioon ise on see, mis on oluline, eks ole, et sellisest institutsioonist ei tulnud varem selliseid uuringuid, kus siis nende samade koroonavaktsiinide kohta tunnistati, et tegime uuringu, näeme, et siin on mingi vaktsineerimise järgne sündroom, tekib ajuudu, pearinglust, väsimust, unetust, tinnitust, liikumispuudulikkust ja neid asju muidugi teati varem ka. Aga varem kõiki neid teadlasi, kes sellistest asjadest rääkisid, püüti tühistada ja kohe hakati välja tõrjuma ka, ütleme, et kui sa tahtsid kuskil ajakirjas avaldada teadusajakirjas, et ei, et seda ei saa. Nii et loomulikult on erinevaid uuringuid ilmselt, mis siin veel tehakse, me teame ju, et nende vaktsiinidega on seotud südameprobleeme, närvisüsteemi probleeme, teada on surmajuhtumeid, aga lihtsalt ei ole olnud sellist keskkonda, kus teadlased julgeksid seda avaldada ilma, et neid hakataks ründama või süüdistama, et tõenäoliselt see muutub. Ja vaat see on ka see kontekst, et miks ma seda kõike räägin, see on ka see kontekst, kus tuleb ikkagi mängu ka nüüd see õigluse küsimus, sest nii või teisiti ei ole olnud õiglased need otsused juba 2021. aastal teada olnud faktide valguses, mida tegid need, ei tea, Herem seal kaitseväes või Elmar Vaher politseis või teised jõuametid või kiirabi või mingid hooldushaiglad või isegi tegelikult ERR juhtkond, kes lasi inimesi lahti selle eest, et nad ei tahtnud vaktsineerida. Reaalsed asjad, eks ole. Ja ma tahaks siia lihtsalt tasakaaluks tuua, et on ka teistsugused ettevõtted, et minul on olnud au ja rõõm töötada asutustes, kus ei ole sellist sundi kohaldatud. On normaalsed inimesed. Ütleme, et juhtkonna tasemel normaalselt, et võib-olla nad seal selja taga arvasid, et need inimesed, kes ei vaktsineeri, on lollakad, aga suures plaanis sul jäeti vabad käed ja keegi ei küsi mitte midagi. Jah. No vot, aga neid fakte vaadates, et
tegelikult ongi see kohutavalt ebaõiglane, mis siis nagu tehtud on, et see põhines tegelikult valedel, kogu see sund, eks ole, kogu need mingi terviseriskide analüüsid ja asjad, mingid riske seal kuskil ei olnud, on ju. See oli ebaõiglane, aga seda ebaõiglust kuidagi eastatud ei ole, mingisuguseid vastutajaid kuskil nagu justkui ei ole, on ju. Mina mäletan, et õiguskantsler soovitas seal ju kohtusse minna, et kui see vaktsiinipasside süsteem ikkagi ei meeldi, aga nüüd mitu aastat kõigest sellest möödas, kui me hakkame kohtuasjadele otsa vaatama, siis tuleb tegelikult nukker tunne peale, et osasid asju ei võeta ju menetlusse isegi ja Riigikohtu poolt ja teistes on ikkagi kaotatud, et inimesed on nagu oma raha eest solgutatud veel mitu aastat ja tegelikult on igasugused faktid arvestamata jäetud, et tegelikult see üks näotu lugu on, et seda lugu me siis kui õiglan see kohtusüsteem meil selles valguses nüüd siis paistab ja kui sisulist kohtud teinud on, et seda me siis kohe hakkamegi siin analüüsima. Jah, ja arutame seda kõike siis vandeadvokaat Paul Keresega. Nüüd ongi saates vandeadvokaat Paul Keres, tere! Tere! Me arutame edasi teemat, mis puudutab siis neid samu koroonavaktsiine, vaktsiinipasse ja nendega seotud kohtuasju. Paul, sa oled nende asjadega advokaadina otseselt tegelenud, et räägi algatuseks, milliseid kaasusi sa esindanud oled? No, ma arvan, et ma olen vist esindanud kokku 3 asjas kedagi, 2 asjas olen esindanud ja 1 asjas olen ise osalenud halduskohtusse, pöördusin oma õiguste kaitseks ja ainult 1 nendest on siiamaani läinud hästi. Milline siis? See, kus ma ise pöördusin enda kaitseks halduskohtusse. Aga räägi see lahti, mis siis juhtus? No ma tahtsin osaleda ühel amatöörvõidusõidul, mis toimub selles mõttes selliselt, et sa istud üksinda autos või siis oled poksialas värske õhu käes ja ei puutu inimestega väga tugevasti kokku. Aga umbes nädal aega enne selle sündmuse toimumist, pärast seda, kui me olime teinud päris palju kulutusi ja ettevalmistusi selleks, teatas Kaja Kallase valitsus, et nüüd enam negatiivse testiga rahvaüritustele ei pääse. Ja siis ma esitasin kaebuse halduskohtule ja taotlesin esialgset õiguskaitset, milles ma palusin selle uue režiimi kehtivuse enda suhtes 24 tunniks peatada, et ma saaksin seal osaleda ja siis halduskohus pidas neid argumente kaalukaks ja peatas selle kehtivuse minu jaoks. Ja see oli siis 2021. aasta, eks ole, sügisel kunagi? See oli oktoobris, jah. Ja muidugi see, kuidas sinna poksialale siis ma lõpuks sisse sain, see oli omaette koomiline sündmus, sellepärast, et kui tavaliselt inimesed lähevad sinna lihtsalt registreerimislehega, siis mul oli registreerimisleht, mul oli varasem Vabariigi Valitsuse korralduse redaktsioon, mis lubas mul sinna minna testiga. Siis mul oli uuem Vabariigi Valitsuse redaktsioon, mis enam teste ei lubanud. Siis mul oli Tallinna halduskohtu jõustumismärkega või siis nagu viivitamatult täidetavaks tunnistatud kohtumäärus, mis hilisema redaktsiooni minu suhtes peatas ja jõustas varasema. Ja siis mul oli ka negatiivse testi tulemus ja kusjuures kuna korraldus oli või see regulatsioon oli muutunud, eks ole, siis ma pidin nägema ka kurja vaeva selleks, et leida kuskilt mingi apteek, kes oleks nõus mulle selle testi üleüldse tegema, sellepärast et kõik need formularid olid juba hunti lastud ja keegi nende asjadega ei tegelenud, küll aga ma siis Viru keskusest leidsin ühe apteegi, kus oldi lahkesti nõus test tegema ja väljastama mulle selle kohta sertifikaat, et ma olen ohutu inimene. Oota, sa läksid pataka dokumentidega, kas need vaadati päriselt läbi ka või? No ta tegi nägu, et ta vaatas, aga tegelikult ma olin need ka ette saatnud ja siis nad lasid mind sinna sisse. Küll aga nad oma Facebooki lehel eelnevalt kraaksusid, see korraldaja meeskond hakkas seal kraaksuma, et vaktsineerimisvastased hoidke siit eemale. Aga ma kohtu jõuga siiski läksin sinna. Ma enne, kui me lähme edasi, ma korra küsin, vaata sa mainid ka, et tegid testi, et tõestada, et sa ei ole positiivne, et sa ei ole haige. Kui palju sa oled neid testi üldse teinud? Mina ma olen teinud väga palju. Iga nädal tegin, et saaks tööle minna, aga mitte sellepärast, et nõuti, vaid sellepärast, et ma ise tahtsin. Et kui tuleb mingi jaama, siis ma näitan, et mina olin terve.
Mina ei ole neid eriti teinud. Ma olen, võib-olla paar tükki olen teinud, aga mul on, ma olen tegelikult selline inimene, kes ei käi nagu väga palju väljas. Ma ei käi reisimas eriti, ma ei taha eriti kuskil avalikel üritustel käia ja seetõttu mul ei olnud neid teste nagu väga vaja. Aga siis nendel paaril korral, kui mul oli seda vaja, siis ühel nendest kordadest olin ma enne sunnitud ka halduskohtusse minema, et sinna saada. Ja küsimus ei olnudki nagu niivõrd selles, et mul oleks olnud nagu elu ja surma küsimus, et kas ma sinna pääsen või mitte. See on väga, väga tore ja mulle võidusõit ja üldiselt nagu siuke võidusõidu inseneeria mulle meeldib. Aga see oli rohkem nagu põhimõtte küsimus, et mis see nüüd tähendab, et nädal aega enne mingit sündmust, mille jaoks ma olen teinud kulutusi ja mille jaoks ma olen teinud ka ettevalmistusi, nemad teatavad, et ma sinna minna ei saa. Ja ilma igasuguste põhjendusteta, sellepärast, et mitte ühtegi loogilist ega arusaadavat argumenti selle toetuseks ei olnud, et miks enam negatiivse testiga inimesed ehk siis terveks tunnistatud inimesed ei või viibida avalikel üritustel. Ja. Et see justkui oligi see hüsteeriline õhkkond, mis kehtestus tol hetkel oli ju selline, et ma isegi lugesin, ma ei tea, kas mingisuguseid draamateatri juht näiteks oli üks, keda ma mäletan, ma lugesin kuskilt lehest, kes ütles, et kui keegi noor näitleja, naisterahvas ei soovi ennast vaktsineerida, et siis ta peab tõestama enda puhtust või midagi, et kuidagi üle öö muutus. Inimesed, kes ei soovinud endale mingeid uusi vaktsiine sisse süstida, olid kuidagi ebapuhtad või ma ausalt öeldes, ma ütlen, et ma tahaks, et kuidagi ühiskond analüüsiks kuidagi täpsemalt või täielikumalt neid asju, et kuidas nagu lolliks mindi, eks ole, ja siis, et kas sealt on tagasi tuldud või ei ole. Aga mida ma tahtsin veel märkida? On, minu meelest me oleme ikkagi tagasi tulnud mingil määral siiski, sellepärast, et see, mismoodi tol ajal täideti eeter täiesti kriitikavabalt igasuguste lolluste ja idiootsustega, seda täna ma enam ei näe ühiskonnas. Aga üks hea näide on sellest, et Vabariigi Valitsuse kuldsuu Kaja Kallas oli Vikerraadios peaministri saates ja siis talt küsiti, et kuulge, et kuidas see nüüd ikkagi nagu nii on, et see, mis oli see teaduskomitee või? Teadusnõukoda, et teadusnõukoja esimees Toivo Maimets on üle 60-aastane meesterahvas ja ta võib ennast, ma ei tea, 50 korda üle vaktsineerida ja tema risk sattuda haigestununa haiglasse on ikkagi 20 korda suurem kui 18-aastasel vaktsineerimata inimesel. Et kuidas te siis seda vaktsineerimissundi nendele 18-aastastele ikkagi põhjendate? Ja siis vastuseks tuli see, et ma ei ole nende täpsete numbritega kursis ja ei ole valmis sellel teemal debateerima. Et see oligi, minu meelest see oligi see debati tase tegelikult või nende põhjenduste tase, et nad lugesid ja copy-pastisid kuskilt välismaalt mingitelt saitidelt võib-olla neid põhjendusi, et kus, ma ei tea, Fauci või mõni muu selline tark oli midagi öelnud, ja siis kukkusid selle alusel regulatsioone kehtestama. Eks ta umbes nii vist välja kujuneski, aga ma tahaks tähelepanu juhtida, et ma vist ei ole sinuga päris nõus, kui sa ütled, et ükshaaval on hakatud hullumajast tagasi tulema, et kõik ikkagi päris ei ole saabunud veel, mul on siuke tunne. Kas sa panid tähele, siis mõni aeg tagasi Teaduste Akadeemia president julges öelda, et võib-olla sa viitasid lastele, eks ole, et võib-olla siin see laste vaktsineerimise sund või nõue oli selline, nii ja naa. Ja siis me just enne rääkisime teisega siin sellest, et Delfi lükkas või Maaleht, see oli Delfi. Ei, see ei olnud Maaleht, see oli Delfi ikkagi, see oli see Eesti Päevaleht siis. Eesti Päevaleht lükkas ju artiklikese kohe üles, et jagab vastuolulisi väiteid. See ei ole mingi tõsine asi, sellepärast, et see on, eks ole, Martin Laine ja tema See oli Tuuli Jõesaar küll. Sama kamp, eks ole, et ma ei võtaks neid asju tõsiselt, mida need inimesed kirjutavad. Ja ma arvan, et nad ei väljenda tegelikult Eesti ühiskonna seisundit väga hästi. Nemad on, nagu nad on ja ma arvan, et nad on rabimatud.
aga kusjuures ma sekundeerin tegelikult Hanne selles, et mina ju liigun päris palju seltskonnas ringi ja ikka tuleb aeg-ajalt see koroona jutt, sest praegu on haiguste periood, griip, koroona möllab, siis ma ikkagi näen, et inimesed nagu eeldus on vaktsineerima minemisel, et minge, me ei taha ju pandeemiat, et samamoodi ma nagu, ma näen lihtsalt. Praegu me ei saa ju koroonavaktsiini enam. Ei saa, aga ikkagi siis sa pead, see oli õige ja sa peaksid gripi vastu nüüd vaktsineerima, et ühesõnaga nad ikkagi nagu ei näe seda, et sellel koroonavaktsiinil ei olnud mingit pointi. Nojah, see on kahetsusväärne, eks tuleks rohkem lugeda asju ja rohkem vaadata seda, mis ka mujal maailmas on tuvastatud nende programmide kohta. Aga eks seal on muidugi väike vahe ka sees, ma arvan, sellised tavalised traditsioonilised gripivaktsiinid tõenäoliselt ei ole nii riskantsed, kui olid need üsnagi kiiruga põlve otsas välja töötatud vaktsiinid, mis tõenäoliselt nad olid, ma sellele üldse vastu ei vaidle, et nad olid teatud sihtgrupile hädavajalikud, sellepärast et vähendada selle haiguse mõjusid, aga siis sellele sihtgrupile, et teda tõenäoliselt... hästi kitsas. Jah, sellesse sihtgruppi ei kuulunud mina, ei kuulunud ülejäänud minu perekonnaliikmed ja üleüldse valdav osa noori inimesi sellesse sihtgruppi ei kuulunud. Eks nagu me andmed enne siin ette lugesime, siis valdav osa tähendab vanuses 0–69. Et jah, tõepoolest valdav osa. Aga mina näiteks, ma olin väga... 80 pluss aastat. Aga ma olin väga, väga õnnelik selle üle, et minu vanematel õnnestus seda vaktsiini teha ja saada. Ja ma oma vanemate puhul ka pooldasin enda võimalikult ulatuslikku isoleerimist ühiskonnast, sellepärast, et mõlema puhul oli tuntav risk, et kui nad haigeks jäävad, siis see võib halba olla neile. Või nagu tohtlik. Haigustega võib... Aga see ongi, seda tuleb vaadata sihitult. Sellised regulatsioonid ei saa kehtida täiesti diskrimineerimatult absoluutselt kõikide suhtes, alates imikust kuni raugani. Andmeid üldse ei vaata või nagu sa tsiteerisid Kaja Kallaste, fakte ei tea. Ei, need faktid, vaata, aga mida ta siis ütleb selle kohta? Sellepärast, et selle regulatsiooni eesmärk, välja kuulutatud eesmärk oli ju see, et vähendada haiglakoormust. Aga kui sa topid selle teadusnõukoja juhi üleni vaktsiine täis ja tal on ikka suurem risk sattuda haiglasse kui mitte vaktsineeritud noorel inimesel, siis järelikult see regulatsioon ju seda eesmärki ei täida. No vot ongi, seal tundus kohati, et oli mingisugune teistsugune mõte või eesmärk kogu selle asja taga selles mõttes just nimelt, et mis iganes põhjusel, aga kui sulle ikkagi ka ajakirjanduses püüti neid lugusid sulle ette vormistada, et näe ikkagi nooremad inimesed siin haiglas ja siis oli jälle mõni kurb inimene seal haiglas rääkis, kuidas ta ikka hästi halb oli ja haiglasse sattus ja oli noorem ja nii edasi, et tegelik andmeid vaadates, ka Terviseameti enda andmeid vaadates, ühel hetkel ma hakkasin neid vaatama tähelepanelikult, kuna tundus ka, et midagi on nagu imelik, siis nendest andmetest oli ju ka näha, et kuhu riskid jaotuvad. Et see täpselt nii ongi, jah. Aga see lugu, mis sa rääkisid enda positsioonist, on pigem selline lõbus vahepala, eks ole, kogu selle ebahaigluse kontekstis, mis on vaktsiinipasside süsteem nagu lõi töölt lahtilaskmise mõttes ja nii edasi. Et mis kaasus veel nagu oled praegu esindamas või esindanud? Varro Vooglaidu esindasin. Tema tahtis saada vaktsineeritutega võrdväärseid õigusi, olles haiguse läbi põdenud, tuginedes väga ulatuslikule teaduslikule tõendite kogumile, mis kinnitasid seda, et läbipõdemine annab vähemalt samaväärse, aga tõenäoliselt tugevama vastupanuvõime sellele haigusele kui vaktsineerimine. Ja see oli küll selline koht, kus ma kõndisin läbi siis nende kohtuastmete, esimese kohtuastme ja teise kohtuastme ja lõpuks püüdsime pöörduda ka Riigikohtusse ja vastas seisis lihtsalt sein. Mis seda on? Sein, millest ei olnud õiguslike argumentidega võimalik läbi minna, mis tavaliselt küll halduskohtus on võimalik, aga mulle näis selles menetluses, et halduskohus on küll võtnud siin täielikult riiki kaitsva positsiooni, mis on üsnagi vastuolus nende tegeliku eesmärgiga põhiseaduse järgi.
okei. Et Milles see väljendus? No see väljendus selles, et laias laastus õigustati Vabariigi Valitsuse seda sorti korraldust argumendiga, et nemad tegid või nad andsid oma korralduse tolle aja parima teadmise järgi. Ja see, et see teadmine nüüd võib-olla praeguseks on täiesti valeks osutunud, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Et noh, kui sellel on oma loogiline või õiguslik sisu on sees sellel väitel, aga seda ei saa nii üks-ühele või nii jällegi diskrimineerimatult rakendada, nagu seda seal tehti, sellepärast, et ma ei tea, kas me saame praegu näiteks õigustada nõidade põletamisi, sellepärast, et tollel ajal oli nõidade põletamine üldiselt aktsepteeritud teaduslik konsensus. Et kui, või see ei olnud nõidade põletamine, näiteks nende uputamisega vist oli see, oli selline ordaal, et kui ta vee peale kerkis, siis oli nõid ja põletasime ära ja kui ta ära uppus, siis ei olnud nõid ja polnud vaja põletada, eks ju. Et noh, kui kujutame nüüd ette, et me paneme siis halduskohtu sellesse olukorda, et noh, et kas nende toimingute või avaliku võimu toimingute õiguspärasust saab õigustada sellega, et tol ajal oli selline veendumus valdavalt levinud. Mulle tuli meelde üks meem, mis jooksis ringi siin ka paar aastat tagasi sel ajal, kui siin natuke mõistust hakkas tagasi tulema, eks ole, kus siis nõidu põletatakse ja siis kaks sellist tüüpi oma nendes haariduse peal tõrvik käest on just tule otsa pannud ja teine tuleb jooksuga ja ütleb, et kuule, et tuleb välja, et nad ei olegi nõiad, siis vaatab seda paberit ja hüüab. Mõlemad pooled tegid vigu. No just, jah. Ei, see on tabav meem on ju ja mida nagu halduskohtu ja ringkonnakohtu positsioonist saab välja lugeda, on see, et kui Vabariigi Valitsus järgmisel korral peaks vastakuti seisma sarnase asjaga, siis esimene asi, mida nad tegema ei pea, nad ei pea oma peaga mõtlema. Nad ei pea ise tutvuma või ise võtma endale nõunikke, kes tutvuksid päriselt teadusajakirjandusega ja päriselt koostaksid neile mingisuguseid vajalikke nõuandvaid sisendeid, vaid Vabariigi Valitsusel piisab vaid sellest, et vaadata, mida mujal tehakse. Vaadata, mida teeb näiteks Euroopa mingi tervishoiuorganisatsioon, mida teeb WHO, mida teeb CDC ja kui need teevad enam-vähem ühte ja sama asja, siis nad võivad kriitikavabalt seda sama asja Eestis ka teha. Kas kohtu lahendis on põhimõtteliselt midagi sellist kirjas või? Seal on kirjas jah niimoodi, et me ei hakka siin läbi vaatama ja läbi analüüsima teie poolt esitatud teadusartikleid ja ka teadlaste, väga autoriteetsete teadlaste ekspertarvamusi, sellepärast, et näiteks viidati CDC-le, mis on Ameerika Ühendriikide see vastav organisatsioon, mille juht on praeguseks suhteliselt üksmeelselt põlu alla sattunud ja on jäänud vahele valetamisega ja üldse ebaausa käitumisega. Endine juht. Kas oli see? Fauci. Ei. Fauci oli NIAID, vaata. Jah. Seal oli see Valenski või kes igarus. Ajasin ise sassi. Et kuna nemad on kõik kogu selle teadusliku kogumi läbi töötanud, siis ju nad teavad paremini ja meid need üksikud teadlased ei huvita või need üksikud teadlased ei pea huvitama Vabariigi Valitsust. Umbes selline oli see seisukoht. Ja see on minu arvates päris õudne seisukoht, sellepärast et sisuliselt ju asetab siis halduskohus ja ringkonnakohus asetavad tõendite hindamise kohustuse hoopis mingisugusele välismaisele kas valitsus või valitsusvälisele organisatsioonile ja raputavad endalt nagu tõendite hindamise ja asjaolude tuvastamise kohustuse täielikult maha. Ühesõnaga, see on nagu niimoodi siis, eks ole, et mina tegin otsuse, pärast kohtus ütlen, ma tegin otsuse, kuna WHO ütles ja nii on. Selles asjas need põhjendused olid umbes sellised, jah.
Vaata, siin on tegelikult, ma ei tea, kas sa tead, aga minu teada või ühesõnaga tegelikult on sarnane loogika olnud ka teiste riikide sellistes kohtuasjades. Näiteks olen Šveitsi advokaadiga teinud kunagi intervjuu, kus siis ta läbi selle tegelikult selgitaski, tema oli nende WHO uute lepete mingi pandeemialepe ja mis seal olid nende vastane, ja ta läbi selle selgitaski, et ma küsisingi, et oota, aga mis vahet seal on, mis see WHO ja kuidas ta meid mõjutab niimoodi, ja siis ta väga lihtsalt mõjutab. Me ei ole Šveitsis saanud ka mitte ühtki asja vaidlustada nendes koroonapassi ja vaktsiinipassi nendes süsteemides, sellepärast, et alati kohus kirjutab meile vastuseks, et kõik on tehtud parima teadmise järgi, sest WHO nii on otsustanud. Aga ma ütlen, et selles ongi omamoodi loogika sees, et kui nüüd mõni haldusorgan, ta annab haldusakti või ta teeb mingit toimingut, siis selle õiguspärasust tuleb hinnata selle ajaseisuga, eks ole. Aga küsimus on selles, et kas tol ajal tõepoolest oli see teaduslik konsensus olemas. Et kas üleüldse sellist asja nagu teaduslik konsensus on olemas, see on esimene küsimus. Ja kas ühel valitsusel on sobilik üldse sellist fraasi kasutada nagu teaduslik konsensus. Aga juba tollel ajal olid ju juba tugevad märgid sellest, et see teaduslik lähenemine ei ole päris veatu, seal on argumentatsioonis tugevaid auke, paljud nimekad teadlased juhtisid nendele tähelepanu ja minu küsimus on siis see, et kas Vabariigi Valitsus nende üsnagi räigelt inimeste põhiõigusi ja põhivabadusi piirates ei peaks pöörama tähelepanu ka sellele teisele vaatenurgale, mis on ka ju teaduslik ja vägagi autoriteetne. Et selles seisneb see kaalumisviga. Aga vot seda pidamist meie kohtutes ei leidnud, sellepärast, et suured rahvusvahelised organisatsioonid on sedavõrd mõjukas argument Vabariigi Valitsusele, et jooksedki seal nagu peaga vastu seina. Ja see ei ole ainult selles asjas ju, see üleüldine negatiivne suhtumine kõikidesse koroonapiiranguid vaidlustavatesse kaebajatesse on olnud läbiv. Allar Jõks kirjutas natuke aega tagasi arvamusartikli sellest, et halduskohtud ja ringkonnakohtud ja ka Riigikohus teevad Vabariigi Valitsusele lihtsalt katet, eks ole, et jumal teab, mis muidu juhtub, kui me mõne õigusvastasuse siin tuvastame, mis vist langes nii viljakale pinnasele, et see tingis kohe vastuarvamusartikli koostamise või kirjutamise Riigikohtu halduskolleegiumi esimehe Ivo Pilvingu poolt. Et võib-olla ta siis vajutas valusale kohale, Allar Jõks. Ja sellele järgnevalt muidugi siis tuli ka ju Riigikohtust nende spaade ja spordiasutuste kohta üks otsus, kus öeldi põhimõtteliselt seda, et see, et piiranguid kehtestavast dokumendist nähtuvalt ei ole nende spordiasutuste ja spaade õiguste riivet kaalutud või mingeid põhjendusi ei ole kaalutud, eks ole, et see, et neid sealt näha ei ole, ei tähenda, et seda tegelikult ei tehtud. Mis on vist esmakordne juhus, kui ma olen mõnest kohtulahendist sellist seisukohta lugenud. Et dokumendis ei ole neid kaalutud? Aga see ei tähenda, et neid ei ole kaalutud. Lihtsalt see ei kajastu dokumendis. Jah. Kus kaaluti? Oleks vist oli niimoodi umbes kirja, tegelikult ma seda tsiteerima ei tahaks hakata, aga kasutati ka sellist sõna nagu naiivne või ülemäära lihtsustatud või kuidagi, et ei saa ju ometigi arvata, et asja, mida pidi kaaluma, tegelikult ei kaalutud, kuna tegemist on nii olulise asjaga, umbes midagi sellist. Aga väga, ütleme, nukraks teeb ju see, et kogu nende piirangute asjad ja kõik see, vaktsiinipasside, see sunniti ju
eraettevõtteid sunniti neid asju sisuliselt siis kontrollima seal ja siis, kui mõni eraettevõte seda ei soovinud teha, siis saadeti talle ju sinna Terviseametid peale ja nii edasi, et vist ei ole jah, tõesti, mitte ühtki asja ei ole, kus oleks asi lõppenud niimoodi, et oleks see eraettevõte siis õiguse saanud, et ei, ma ei pidanud tegema nii või ja ei, selliseid asju, mina ei ole kuulnud nendest, jah. Mis ei tähenda, et neid ei pruugi olla, võib-olla neid on, aga mina ühestki kuulnud ei ole ja ma kujutan muidugi ette ka, et kuna see asi pälvis sedavõrd suurt avalikku huvi, vähemalt mingil ajal, siis kui mõni selline juhtum oleks aset leidnud, siis ma arvan, et seda oleks ka kajastatud. Ei ole jäänud tõesti silma. Aga teisest küljest, muidugi päris niimoodi üheülbaliselt ka neid halduskohtuid ja ringkonnakohtuid kritiseerida ei saa, sellepärast et vähemasti minu, ja see ei ole nüüd kindlasti nagu entsüklopeediline teadmine, aga vähemasti minu teadmise kohaselt teenistusest vabastatud politseiametnikke ja kiirabitöötajaid ikkagi ennistati tööle hulgikaupa, kuni Riigikohus sellise tegevuse ära keelas ja käskis siiski kõik need vabastamisotsused ja vallandamisotsused õiguspäraseks lugeda. Et see tähendab, et nendel inimestel kuni Riigikohtuni oli siiski õiguskaitse tagatud. Ühesõnaga, et alamastme kohtud tegid ikkagi nende kasuks siis nagu neid otsuseid? Jaa, halduskohtud, ringkonnakohtud, politseiametnike ja kaitseväelaste asjades tegid üsna universaalselt minu teada neid otsuseid, et teenistusest vabastamine oli põhjendamatu ja õigusvastane ja tuleb keda on võimalik ennistada ja teistele maksta hüvitis. Ja siis kiirabitöötajatega seoses oli ka neid töölepingu lõpetamise vaidlustusi päris palju ja need läksid minu teada ka hästi neil, kuni asi jõudis Riigikohtusse, aga siin on erinevus, et nüüd see töölepingu lõpetamine on Riigikohtus tsiviilkolleegiumis. Ja tsiviilkolleegium on hakanud seda asja vaatama palju põhjalikumalt, kui halduskolleegium seda tegi. Nad on isegi esitanud Euroopa kohtule eelotsuse taotluse, et kas Euroopa Liidu õigus üleüldse võimaldab selliseid vaktsiinisunde töökeskkonna, tööohutuse kaitseks kehtestada. Ja seda otsust veel oodatakse minu teada. Okei, et seal siis lõplik ei ole, aga sa ise ka, eks ole, kaitseväelast esindaja olnud, kes on soovinud siis vaidlustada oma vabastamist, et kuidas selle asjaga siis läinud on, et kui detailsemalt rääkida? No selle asjaga on tähendab, tegelikult ma pean ütlema, ma olen 2 kaitseväelaste gruppi esindanud, mul enne üks läks meelest ära. Ja seal ja mõlemaga on läinud halduskohtus hästi. Halduskohtus me mõlemas kaasuses võitsime. Või tähendab, ühes asjas me halduskohtus võitsime ja teises asjas meil õnnestus sõlmida kasulik kompromiss. See asi, mille me halduskohtus võitsime, jõudis Kaitseväe apellatsioonkaebusega ringkonnakohtusse ja on praegu seal menetluses, mistõttu ma sellest nagu väga niimoodi detailselt rääkida ei tahaks. Aga seal on ka Riigikohus on teinud tugevat tööd, et Kaitseväe positsiooni tugevdada ja mis on ka minu olukorra muutnud oluliselt keerulisemaks selles mõttes, et umbes pooled argumentidest on ära kadunud ja need ülejäänud argumendid siis on praegu läbivaatamisel. Mis sa mõtled? Mis tööd või mis kaitseväelaste, ühtede kaitseväelaste kaebuses tegi Riigikohus ka otsuse ja seda otsust on väga kurb lugeda, sellepärast et see otsus keskendub peaasjalikult sellele, kuidas COVID-i haiguse või viiruse vastane võitlus on üks väga hea ja üllas asi. Ja teisest on nüüd tehtud otsus? Jaa, see on väga hiljutine, see on mõned või kuu aega tagasi või niimoodi, umbes. Jah. Et see on üks väga hea ja põhjendatud asi, millega tegeleda ja seal
kaitseväelaste endi õigustele ja nende argumentidele on seal väga vähe tähelepanu pööratud. Aga emotsionaalses pooles ka, et vaata, sa oled ju andnud, ma ei tea, pühendud oma sellele rollile, oled kaitseväelane. Kuidas need emotsioonid on? Kas nad päriselt jaksavad ka võidelda enda õiguste eest? No need, keda mina tean, need jaksavad. Mis tegelikult ütleb mulle seda, et oleks päris hea, kui sellised inimesed on kaitseväes. Aga jah, nad lasti kaitseväe teenistusest lahti või vabastati teenistusest ikkagi suhteliselt inetult ja hulgi kaupa, pööramata igasugust tähelepanu sellele, mis oli nende varasem teenistuskäik ja tõesti, ainsaks siis kriteeriumiks nende kaitseväelaste puhul nende edasise teenistus sobivuse hindamisel sai see, et kas tal on tehtud üks vaktsiinisüst ja kas ta on selle paberi õigeaegselt esitanud. Ja me alustasime 4 kaitseväelasega erioperatsioonide väeüksusest ja nendest 4 on praegu 2 tükki järgi. Üks nendest otsustas, et ta ei taha sellesse organisatsiooni enam kuuluda ega sellest mitte midagi teada. Ja seetõttu ei läinud selle kaebusega lõpuni. Teisel läks nii hästi, et tal õnnestus haigeks jääda. Ehk siis ta sai endale läbipõdemise tunnistuse ja töötab seal kaitseväes edasi, aga siis 2 tükki esiteks ei jätnud jonni. Ja teiseks neil ei ole õnnestunud ka õigeaegselt haigeks jääda. Ja tänasel hetkel on kõik see nii kummaline, eks ole. Ma ei saa nagu sellest aru. See on eriti kummaline, sellepärast, et sellel ajal, kui see kampaania käis, eks ole, kaitseväes, siis millal ta algas vist kuskil oktoobris ja lõppes ära 2021 oktoobris kanti kuskil ta seal algas ja siis ta lõppes ära järgmise aasta kevadel. Ja. Siis lõpetati see nõue ära aga ma ei saa tegelikult aru, et miks neid inimesi siis ei ole teenistusse ennistatud, miks neid ei ole tagasi kutsutud, et kui sa nagu lehti loed, siis on selline tunne, et Eestil võiks kaitseväelasi vaja olla, eriti selliseid, keda on välja õpetatud väga suurte summade eest, kes on käinud erinevatel välismissioonidel ja kellel on kamba peale kokku kastitäis medaleid välismissioonidelt, Eesti riigilt ja ka välisriikidelt. Aga neid ei kutsuta tagasi. Mind tõesti üllatab selline suhtumine. See on hämmastav, sellepärast, et tegelikult meil on niikuinii kriis. Meil on rahvastikukriis, see on kõige laiem kriis, eks ole. Aga meil on ka kriis ju sellega, et palju meil üldse on selliseid noori elujõus mehi, kes suudavad vastu panna sellele pingele, mida tähendab olla üks, eks ole, professionaalne sõdur, kaitseväelane, sest see on siis, ütleme siis tervise või selline ettevalmistuse kriis, et neid poisse jääb aina vähemaks, et rahvastik jääb vähemaks, poisse selliseid tugevad jääb vähemaks, elustiili probleemid ja edasi. Ja nüüd siis lisaks, nagu sa õigesti märkisid, julgeoleku olukord ja justkui, ma ei tea, ei ole vaja või? No, nii nagu tundub, jah. Nii nagu tundub ja kaitseväe positsioon on kui ma kohtumenetluse dokumente loen, siis nende positsioon on ka ikkagi suhteliselt paindumatu, et ei ole meile vaja neid. Nad ei täitnud oma tingimusi. Et see on huvitav, see on seda, ütleme niimoodi, kodanikuna kõrvalt vaadata on päris nõutuks tegev. Aga see on jälle see sama asi täpselt, ma natuke alguses ka viitasin, et vaata, see teeb nagu eriti kurvaks on ja ma tuletan ikka meelde, et me ei ole siin selles hüsteeria aastas enam, ei ole ju aastas 2021 või et okei, 2022 oli selline natuke see hüsteeria maandumine või midagi, et ei saanud nagu kohe päris pihta, aga põhimõtteliselt COVID ju lõppes ära siis, kui Venemaa, eks ole, oma agressiooni seda alustas, lõppes COVID ära ja siis ju kõik oleks võinud nagu aru saada, et julgeolekupildis muutub või niimoodi. Ma olen praegu aastas 2025. COVIDist ei ole kellelgi tegelikult, kes ma ei tea, sellest ei räägita, selles mõttes ei ole ju sooja ega külma. Mõni vahepeal võib-olla kuskil proovib on ju rääkida või mingi loll artikkel ilmub, aga üldiselt see ei mõjuta enam kedagi, ei puuduta enam kedagi. Ikka käib vaidlus. Hämmastav.
no mina mõtlen lihtsalt, et praegu, kes peavad sõjaväkke näiteks minema, kas nad peavad ka mingit tõendi esindama? Ei, vaevalt. Ma ei tea. Ei, praegu, ei, sellist tõendit ei tea. Mõtlengi, et aga siis sa, ma ei taha seda sõna kasutada, aga siis sa, ma ei tea, maadled inimestega, kes tegelikult tahaks olla selles rollis, lihtsalt sellepärast, et neil on üks süst tegemata. No, kunagi tegemata, mitte praegult, noh. Ja ei, no nii see praegu on, jah. Ja minu meelest on siin problemaatiline on, ma ei taha süüdistada kohtuid mingisuguses ideoloogilises kallutatuses, seda ma teha ei taha, sellepärast et kui sa vaatad kohtute lahendeid teistes asjades, siis sealt tuleb ju ka väga palju põhjendatud ja tasakaalukaid põhjendusi. Aga mis mind ise häirib halduskohtute ja Riigikohtu halduskolleegiumi põhjenduste juures, eriti mis puudutab neid politseiametnikke ja kaitseväelasi, on nende kaalutluste ühekülgsus. Ja see kaalutluste ühekülgsus seisneb selles, et seal võetakse eelduslikult hästi hea ja olulisena COVID-i vastane võitlus. See on väga oluline asi ja teisest küljest ei pööratagi väga palju tähelepanu sellele, et kas see tegelikult ka kaitseväele või politseile hea oli isikute harvendamine või siis isikkoosseisu harvendamine. Mida see tähendas nende konkreetsete kaitseväelaste või politseiametnike jaoks? Et mis olid tegelikult ka need võib-olla üksiti võetuna need põhjendused, et miks inimesed ei tahtnud ennast vaktsineerida, kas neil oli mingisuguseid tõsiselt võetavaid hirme, et see võib nende tervislikku seisundit kahjustada. Sellist argumenti põhimõtteliselt ei võeta ju mitte kuskil arutlusele, et vaktsiini tegemine või enese vaktsineerimine võis olla tervisele kahjulik. Kuigi on üldteada, et see nii oli, aga me ei saa seda justkui tõsiselt võetava argumendina käsitleda. Ja neid argumente ei leiagi sealt või õigemini neid põhjendusi ei leia nendest kohtulahenditest, mis puudutavad selle proportsionaalsuse hindamise teist külge. Ja see on minu arvates kahetsusväärne. Kas ei ole siis kohus üleüldse võtnud arvesse neid samu statistilisi näitajaid? No need samad statistilised näitajad, et kui oluline või ohtlik see haigus on nooremapoolsel 30-40 aastasel sellisele täiselujus mehele näiteks. Pigem tervislikule. Tervisliku eluviisiga mehele. Mina neid põhjendusi ei ole lugenud, jah. Nad ei ole üldse seda kommenteerinud. Ei. Sellepärast, et vähemalt mulle tundub küll, et ei ole, ma ei ole lugenud nendest põhjendustest, ma olen lugenud lihtsalt seda, et need vastavad käskkirjad, mis anti ja kehtestasid vaktsineerimiskohustuse, need anti kooskõlas tol ajal levinud parima teadmisega ja neil oli õigus sellist käskkirja anda ja see eesmärk, mida nende käskkirjadega sooviti saavutada, on väga kaalukas ja oluline ja nii on. See on selline tühi jutt, ehk siis tegelikult mina, ütleme nüüd... Nendest, ja kui nüüd minna sellele teisele poolele, siis Riigikohus on iseenesest möönnud küll, et võib olla mingisuguseid asjaolusid, mingisuguseid erilisi asjaolusid, millisel juhul oleks võinud siis kaaluda isiku teenistusse jätmist, aga millised need on, seda nad ei ütle ja nad ütlevad, et aga kaebajad ei ole selliseid asjaolusid välja toonud. Mina ei ole jurist, advokaat, nii ütleme selles, kuidas kaaluda mingisuguseid argumente seal kohtutes või juriidiliselt, mina ei tea, aga ma lähenen tervemõistuslikult asjadele, tihtipeale püüan seda teha, eks ole. Ja see tervemõistuslik lähenemine on see, et mida sa räägid, eks ole, et on mingi WHO näiteks, kes ütleb, et soovitus on kõik ära vaktsineerida, et siis tuleb see karjaimmuunsus ja nii edasi. Aga WHO kõrval on mingid teised teadlased, kes olid toona olemas, ei saa väita, et neid ei olnud olemas, neid oli palju maailmas eri nurkades, päris tähtsad teadlased, kes ütlevad siis, või ütlesid toona siis, et kuule, see kõik jama, mida see WHO ajab. Et kuidas siis on võimalik niimoodi, tähendab, me peaks ju tagant järgi oskama hinnata, me oskamegi hinnata, et
pigem oli õigus siis neil teadlastel, kes ütlesid, et kaitseme seal riskirühmi ja ärme kiusa ühiskonda lukustamismeetmetega, vaktsiinisunniga ja nii edasi, et neil võiks nagu tagantjärgi õigus olla. Aga miks kohtus nagu ei aktualiseeru selline arutluskäik või seda, kas oskad mulle selgitada, et mis siin nagu toimub? No kohtus tähendab kõikide tavapäraste argumenteerimisreeglite järgi ja õiguse tõlgendamise reeglite järgi olekski pidanud saama anda kaalu ka nendele teadlaste seisukohtadele, mis vähendasid selle viiruse ohtlikkust ja vähendasid vajadust rakendada drakoonilisi meetmeid ühiskonna sulgemiseks ja isikute töölt vabastamiseks ja nõnda edasi. Need ongi, tähendab, see ongi nagu see diskretsiooni õigus, eks ole, et ma hindan ühtesid asjaolusid, hindan teisi asjaolusid, võrdlen mõlemat oma eesmärgi kaalukusega ja siis proovin sealt leida selle õige lahenduse, mis on ühest küljest efektiivne eesmärgi saavutamiseks, aga teisest küljest riivab isiku põhiõigusi võimalikult vähe. See ongi proportsionaalsuse test ja diskretsiooni õigus. Aga meie kohtupraktikas leiutati mingi uus termin. Tähendab, see ei ole tegelikult uus, aga lihtsalt nüüd koroonavaktsiinide kontekstis leiutati see termin ja hakati rakendama sellist põhimõtet nagu ettevaatuspõhimõte. Mis see tähendab? No see tähendab põhimõtteliselt seda, et kuna need võimalikud ohud on nii suured, siis me peame igaks juhuks tegema rohkem, kui võib-olla oleks vaja. Põhimõtteliselt nii. Aga see ongi ju see sama aga huvitav on ka muidugi see, et see ettevaatuspõhimõte, seda ettevaatuspõhimõtet rakendatakse ainult nagu niimoodi nende üleüldiste eesmärkide huvides või toetuseks. Et kuna tagajärjed ühiskonnale tervikuna võivad olla nii tõsised, siis me peame igaks juhuks tegema rohkem, kui võib-olla oleks vajalik. Aga ettevaatuspõhimõtet, eks ole, mitte kunagi nendes kaasustes ei rakendatud üksikisiku huvides, aga võib-olla me peaksime ettevaatuspõhimõtet rakendama ka selles kontekstis, et kui tegemist on piisavalt testimata ja suhteliselt uue vaktsiiniga, mille kohta on teada ohte, et see võib inimeste tervist kahjustada, siis seal see ettevaatuspõhimõte ei kehti. Eks ma ütlen, et see ettevaatuspõhimõte sellisena, nagu ta on meie kohtupraktikasse tulnud, on minu arvates lihtsalt selline väljamõeldud argument. Ettevaatuspõhimõte sellisena, nagu teda rakendati siin, tegelikult kehtib ühes õigusvaldkonnas küll, see on keskkonnaõiguses. Keskkonnaõigusest on üldtunnustatud põhimõte, aga mujalt me ettevaatuspõhimõtet ei leia ja sellel on ka tegelikult väga hea põhjus, et miks seda ei ole muudes õigusvaldkondades, sest ettevaatuspõhimõte on tegelikult natukene vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega, eks ole. Proportsionaalsuse põhimõte nõuab seda, et sa mitte kunagi ei piira isiku õigusi rohkem, kui on rangelt vajalik mingisuguse konkreetse eesmärgi saavutamiseks, aga ettevaatuspõhimõte justkui annab sulle voli teha rohkem lihtsalt sellepärast, et olla ettevaatlik. Aga oskad sa nagu näppu peale panna, et kuidas ta nüüd siia õigusvaldkonda siis sattunud on? Ta kuskilt ühel hetkel lihtsalt hakkas kohtuotsustest sellist konkreetselt koroona asjades, hakkas nagu ühtäkki hakkas see ilmuma kohtu põhjendustesse. Aga kust kohast ettevaatuspõhimõte tuleneb, ega seda nagu otseselt põhjendatud ei olegi. Ta lihtsalt on, nagu sündis ja jäi ellu ja kasvas ja sai täisealiseks ja hakkas oma elu elama. See on nagu paha hais, mis ei taha ära minna lihtsalt. Ja ei, me võime vabavalt väljendada, et sa pead välja peetud ettevaatuspõhimõte, me ütleme lihtsalt pastakast imetud ilmselt, sellepärast, et argumente ei ole. See ettevaatuspõhimõte on nagu minu arvates väga vastuoluline asi, sest see peaks olema nagu tõlgendamise teel tuletatav kuskilt. Aga
mina seda kuskilt leidnud ei ole, ma olen kolleegidelt küsinud, kes on palju rohkem tegelenud nende asjadega. Jaanika Reilik-Pakhoff on ilmselt kõige rohkem tegelenud nende asjadega üldse, Paavo Koch on tegelenud nende asjadega, paljud teised kolleegid. Keegi ei tea, kust see tuleneb. No jah, ma siin tegin sellise matsliku järelduse, et pastakast imet. Aga okei. Tahaks ikkagi veel nagu ühele sellisele küsimusele või ütleme küsida või asjaolu tähelepanu juhtida, et tegelikult kui me ikkagi tagantjärgi ka vaatame seda, me ei pea mingit WHO-d siin või mis iganes, me oleks võinud vaadata ju enda Terviseameti neid iganädalasi raporteid ja me oleksime jõudnud mingile järeldusele ja põhimõtteliselt me võiksime neid nagu faktiväärtusena nagu hinnata. Ehk siis, vaata mäletad, Savisaar kunagi ütles, et ta ühendab ennast lahti Eesti õigussüsteemis. Mul on tunne, et kohus antud juhul, siis sellisel juhul, kas ta on siis ühendanud lahti ennast neist samadest, ütleme, Eestis kättesaadavatest faktidest, mis tegelikult ei näidanud, et meil oleks nii kohutav kriis olnud 30-aastast haiglakoormusega. Ja lihtsalt, ütleme, fakte... Ei, kohus ei ühendanud ennast kuskilt lahti. Okei, ta ei pea ühendama ennast lahti. Kohus ei ühendanud ennast kuskilt lahti, seda ma arvan öelda ei saa. Vaid kohus lihtsalt lahendas neid vaidlusi sellise lihtsustatud käsitlusega, et Vabariigi valitsusel olid käes teatud faktid, neil oli käes teatud kogum teaduslikult põhjendatud arvamusi ja nemad võisid valida sellise kogumi teaduslikult põhjendatud arvamusi, mida jagas suurem osa Euroopa ja maailma teadusorganisatsioonidest, sellepärast, et seal on pädevad inimesed, kes oskavad neid teaduslikke arvamusi ja teaduslikult tõestatud fakte paremini lugeda kui meie. Ja iseenesest sellises lähenemises ei ole ka mitte midagi otseselt vale, välja arvatud muidugi juhul, kui kohtu ette tuuakse alternatiivseid seisukohti pakkuvad vähemalt sama autoriteetsed teadusallikad, siis tuleks neid lugeda ja ma arvan, et oleks tulnud hinnata ka seda, et kas Vabariigi valitsusel oli tol ajal ka juurdepääs sellisele teadmisele või teabele olemas ja minu arvamus on, et oli, aga Ja ei, selge see, kohus teeb, kuidas ta teeb siis selle hinnangu, ega ma saan kõigist neist aru, kes on kaebustega läinud, eks ole, lõpuni ja on põhimõtteliselt Eesti riigi peale ja Eesti kohtusüsteemi peale solvunud, sellepärast, et Vabariigi valitsuses oli kasutada faktid või mis iganes neil kasutada olid, seal teadusnõukoda kuulutas, eks ole, seda teist ja kolmandat, aga fakt on ka see, et neil olid ka silmaklapid peas. Aga muidugi siin tuleb osutada ka ühele laiemale probleemile, mis on tõsine probleem. Ja siin tuleb jällegi kohtuid ka kõvasti tunnustada, et nad on üleüldse selle kaebuste laviiniga hakkama saanud, sest ega see lihtne ei ole. Kujutame nüüd ette, et kui palju neid ühest korraldusest puudutatud isikuid oli. Neid oli kümnetes tuhandetes ja kaebuseid esitati ka väga palju. Et probleem seisnebki selles, et asi, mis oleks tegelikult tulnud vormistada üldaktina, ehk siis üldkehtiva nagu niisuguse seaduselaadse aktina, määrusena oleks Vabariigi valitsus tegelikult õiguspäraselt pidanud saama neid regulatsioone kehtestada. Kehtestati üksikaktiga, mis siis kehtis iga ühe suhtes eraldi. Ja see teataval määral siis ju ka fragmenteeris need vaidlused ära, et Vabariigi valitsusel on tegelikult üksikute isikutega lihtsam ju vaielda, kui tal oleks vaielda näiteks õiguskantsleriga, kes läheks kogu oma jõu ja teadmise ja organisatsiooni toega vastakuti Vabariigi valitsusega ja siis jõuaks siis järeldusele, et kas need olid põhiseaduspärased või mitte. Sest õiguskantsler avaldas ju korduvalt tegelikult valmisolekut seda vaidlust pidada, ta oli nende regulatsioonide suhtes põhjendatult ja väga kriitiline. Aga ta möönis ka seda, et tal ei ole võimalik seda teha, sellepärast, et need regulatsioonid on põhjendamatult kehtestatud üksikaktiga. Ma mäletan jah, see kriitika oli, aga vaata, siin on jälle see
ma ei tea, kas see on nüüd kavalalt meelega nii tehtud või on seda lihtsalt lihtsam niimoodi teha, aga ütleme avalikkuse ees, see on jälle selline detailne ja nüansseeritus, ma mäletan ise, ma proovisin sellest, ma tegingi tegelikult mingisuguse lookese sellest. Siin ei ole mingit nüanssi, sellepärast et küsimus on selles, et kas sa oled Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldkehtiva regulatsiooni suhtes, oled sa tema vastu üksinda või võitleb sinu eest õiguskantsler, mis ongi selleks loodud. Ma lihtsalt räägin seda, et avalikkuses kuidagi, ütleme see debatt või see küsimuse asetus või probleemistik, ta ei jõua nüüd, ütleme, tõenäoliselt nii hästi kohale, väga kõige laiemas mõttes avalikkusele, sellepärast, et ta on selline natuke nagu sihuke, mis detail, et sa pead nagu, kui sa ei ole jurist, eks ole, et sa pead sellesse süvenema ja sellepärast ta võib-olla ei põhjustanud nii palju nagu ka sukust laiemat arutelu, kuigi sellest, mäletan, kriitikat tehti ja räägiti, õiguskantsler tegi ka. Juristide seas põhjustas see väga, väga teravat arutelu ja me kõik olime tegelikult täitsa niimoodi ammuli suvi vaatasime, et kuidas see tegelikult võimalik on. Kaval ju. Jah, et justkui iga üksik isik peaks minema seadust vaidlustama. See on, meie õigussüsteem ei ole selliselt üles ehitatud ja see, et see antud juhul niimoodi välja kukkus, oli väga kahetsusväärne. No muidugi, jah. Aga mugav ka natukene. Valitsusele. Mitte küll üksikisikule, aga valitsusele mugav, jah. Et sellepärast, ma ei tea, kas see kaalutlus oli seal, aga iseenesest võis olla. Paistis välja niimoodi. Kuule, tegelikult on veel selline küsimus siin selles teemas nii-öelda ka ju tõusetumas, ma arvan, kohe-kohe. Et ühest küljest, nagu ma viitasin juba, et faktide poole pealt on see, et sa pärast saad nüüd hinnata, et kellel siis rohkem neid faktiliselt nagu õigus oli, eks ole, nii nende vaktsiinide või muude, ma ei tea, väidete või piirangute, ütleme, tõhususe üle või mis iganes, eks, et igaüks, kes tahab, saab seda tagantjärgi viidata, et kas siis WHO-l või CDC-l toonase juhtkonnal või mis iganes. Aga nüüd on veel, ma arvan, varsti me saame siin kergelt isegi vindi peale keerata kogu sellele arutelu, sest et USA-s nüüd uus administratsioon ilmselt natuke muudab neid poliitikaid ja natukene vähem sellist ravimitööstuse mõju läheb sinna regulatiivsetesse asutustesse sisse, nagu Ravimiamet seal ja nakkushaiguste tõrjekeskus ja mis seal on. Et uued juhtkonnad, ma arvan, suure tõenäosusega hakatakse nüüd tegema ka veel mingisuguseid analüüse nii nende vaktsiinide kohta ja nii edasi. Kuidas sa arvad, kas sellisel juhul, kui ikkagi sealt tuleb veel mingisuguseid fakte ja nii edasi, kas see kuidagi moodi suudab muuta sellist käsitlust ka meil siin Eestis, mis meil nagu praegu ikkagi, ma saan aru, et üldkehtiv on? Ma ei tea. No muidugi sa ei tea, see on ebaõiglane küsimus. Ma ei tea, aga praegu ma vaatan küll üsnagi suure kahetsustundega, et kuidas meil erinevad arvamusliidrid ja ka mõned välispoliitikas tegutsevad poliitikud on võtnud nõuks kogu oma nõu ja jõuga uut USA administratsiooni nii palju põlastada ja naeruvääristada, kui nad vähekenegi suudavad. Loomulikult selleks on mingis kontekstis on selleks ka põhjus, sellepärast et see jutt, mis sealt teinekord välja tuleb, on lihtsalt nii õudne. Aga teisest küljest tehakse seal ka nagu põhjendatud ja mõistlikke algatusi, aga nendest ei räägita ja ma pigem arvan seda, et see uus administratsioon ja USA poliitilised sättumused, mis iganes valdkondades, mis võivad olla vastuolus sellega, mida meil siin on omaks võetud, ma arvan, et need meile siia kohale ei jõua, aga see on lihtsalt arvamus. No siin võib-olla ongi vaata see oht, nagu sa tõid välja ka, et seal on siukseid sõnavõtte, mis panevad kogu maailma plahvatama, et selle valgus võib-olla see tervise teema Eesti jaoks jääbki nagu tahaplaanile, sest sa mõtled siin julgeoleku peale, sa mõtled siin, ma ei tea, Ukraina peale. Ei, seda küll, aga isegi kui vaadata ainult tervise valdkonda, siis see, et nüüd terviseministrit või terviseministri ekvivalenti Kennedyt
siin meie maal ja Euroopas nii üleüldiselt põlastatakse ja tema üle nalja visatakse nagu seda praegu tehakse, see annab mulle küll julgust arvata, et tõenäoliselt sealt tulevaid algatusi ei võeta sellel kontinendil kuigi tõsiselt. Jah, aga Küll, jah. see ongi ju see probleem või küsimus, et ega me siis ikkagi ei ole nagu päris tagasi tulnud. Et selles mõttes, et suur osa inimestest ikkagi ei saa sellest täpselt aru. Ja ei, sellega ma olen nõus, et me täiesti tagasi tulnud ei ole. Loomulikult ei ole, sellepärast, et meil on Eesti riik ja tõenäoliselt ka teised Euroopa riigid on 100% veendunud kõikide oma varasemate otsuste põhjendatuses ja kehtivuses, aga lihtsalt juba alustades kas või vabariigi valitsusest, et vabariigi valitsuse tasandilt ei kuule enam sedavõrd hullu juttu, nagu oli kuulda 2021. aasta oktoobris ja 2022. aastal ja üleüldse. Samamoodi on ajakirjandus mõnede üksikute eranditega, kus on minu meelest seal on lihtsalt sisuturundajad, kes toodavad mingit teatud ideoloogilist toodet. Et ajakirjanduses üldiselt on seisukohad tasakaalustatumad ja ka iga inimesed tänavalt, minu tutvusringkonnas inimesed, kellega ma suhtlen, ei vaata neid asju üldse nii mustvalgelt enam kui varem. Ja see on ainult positiivne. No aga siin on muidugi see, et inimesed lihtsalt ei räägi sellest, sest see on minevik. Yeah. Või ajakirjandus samamoodi, et kui see kuskilt ilmub, siis ega sinna midagi vastu ei ilmu. Ehk siis minu ootus tegelikult lihtsalt oleks selline, et riik, valitsus ütleb, et reageerisime üle selle info kohaselt, meil on väga kahju, lõpetame selle jama ära nüüd. Yeah. Vabandame nende ees. Vabandame just. Nagu Trump tegi, eks ole. Et aga see on minu ootus kodanikuna. See ootus, ma arvan, jääb täitumata. Selles ma olen suhteliselt kindel. Seda, et riigiaparaat vabandaks või tunnistaks oma eksimusi mingites küsimustes, ma ei mäletagi, millal viimati midagi sellist juhtus. Ei ega USAs ka ju administratsioon vahetus, sellepärast tuli see vabandus ja tuli see ennistamine, sõjaväelaste ennistamine tööle nende vaktsiini asjadega, aga muidu ei oleks see tulnud. Seoses koroona teemadega on vist ainuke vabandus avalikkusele, mis üldse on esitatud, oli seoses nende vaktsiinide üles sulamisega seal Terviseameti laos, siis kui kõik jaanipäeva veetsid. Jah, kas see oli ka päris vabandus või seal oli mingi... Ei, see ei olnud muidugi, ta ei olnud päris vabandus, aga ta oli ikkagi mingisugune vabanduse laadne asi, et vabandust, see oli suur kobarkäkk. Me ei tea küll, kes konkreetselt süüdi on, keegi ei olegi vist süüdi, sellepärast, et see oli kobarkäkk, aga Ühesõnaga ongi lõpuks see, et tegelikult keegi ei vastuta. Tähendab, võiks vastutada, seadused võimaldavad vastutust tekitada, aga seda ei tehta. See laieneb päris palju nagu erinevatel valdkondadel üldse või poliitilises kontekstis ju ka, et tegelikult keegi ei vastuta. Aga et kriitika ei jääks liiga ühekülgseks, siis ma tahan ikkagi ühe positiivse asja ka ära öelda. Teinekord sellistes pettumust valmistavates suurtes kohtuasjades on need kohtulahendid tulevad eri arvamustega. Ja ka näiteks politseiametnike vaidluses Riigikohtus tuli Riigikohtu otsus eri arvamusega, kus riigikohtunik Julia Lafranc kirjutas oma eri arvamuses lahti põhimõtteliselt kõik haldusmenetluse ja Eesti põhiseadusliku korra aabitsatõed. Ja avaldas arvamust, et ma ei saa aru, miks me nendest enam ei lähtu. No võt, alati on tore, kui on ka mõned inimesed, kes nii-öelda baasasjadega tegelevad ka Riigikohtu tasemel, eks ole. Kuule, ma vaatan, et meil saateaeg on siin vaikselt täis tiksunud, et
et loomulikult teemad siin, mida arutada oleks veel, sest et miks me ka sellest räägime praegu, ongi ju see, et meile ei meeldi ebaõiglus, eks ole. Et sellist ebaõiglust kõrvalt näha ja tunda 2021. aastal ja nüüd vaadata, et pärast aastaid kohtumenetlusi, et need tublid inimesed, kes siis kohtusse läksid ja oma raha ja aega ja kõike kulutanud on selleks, et mingit õigust saada, see on lihtsalt kurb, see on tohutult kurb ja Eesti on liiga väike riik selleks, et me tegelikult sellega leppida saaks või rahul olla saaks, aga loodame, et kuskilt siis midagi läheb paremaks. Aga sellega poolest paneme täna punkti siia, et aitäh, Paul, et sa saatesse tulid ja seda teemat omalt poolt avasid. Aitäh! Täname ka teid, head vaatajad, kes te meid kuulasite ja ootame teie mõtteid ja kommentaare ikka endiselt. Jah, jagage meie sisu, märkige seda meeldivaks ja tulge kuulake meid varsti jälle 2 nädala pärast. Kõike head!